Mina soovitan täna minna kõigil vaatama USA's valminud draamat Elu ja anu, mille režissööriks on kanadalane Jean-Marc Vallée. Mr. Woodruff, you've tested positive for HIV. Have you ever used intravenous drugs? Have you ever engaged in homosexual conduct? Homo. You say homo? You made a mistake. That ain't me. Mr. Woodruff, we estimate you have 30 days left. Newsflash for y'all. There ain't nothing out there can kill Ron Woodruff in 30 days. Them drugs, they just released for testing, and I know this hospital's one of the size. I need it. It doesn't work that way, Mr. Woodruff. Kes võib-olla pool aastat tagasi sattus online'is ja erinevatel veebilehtedel peale piltidele, kus kujutati Hollywoodi superstaari Matthew McConaughey't 20-30 kilo alla võtnuna luukere sarnasena, siis just need pildid pärinesidki filmi Elujanu võtetelt. Film räägib 80. aastatest, kui sõna AIDS hakkas alles inimeste teadvusse jõudma. Matthew McConaughey mängib AIDS-haiget meest, kes tegelikult ei tea, et tal AIDS on. Kui ta saab teada, et ta tegelikult on suremas ja talle prognoositakse, et tal on jäänud elada vaid napid 1 kuu. Sedasi saab, sellest ma ei räägi, kuid peale Matthew McConaughey näeb filmis veel teisigi superstaare nagu Jennifer Gardner või ka laulvat näitlejat Jared Letot. Minu tänane PÖFFi Aasia filmisoovitus on eelmisel aastal meie hulgast lahkunud Jaapani režiilegendi Koji Wakamatsu võimas draama Sajajalgne. Nagu oleme ise uudistest ka lugenud, siis teise maailmasõja käsitlus, kes võitis, kuidas võitis, keda võitis, on ikkagi Jaapanis väga suureks konfliktiteemaks ning Wakamatsu üritabki selle filmiga natuke paljastada või mõtestada seda, kuidas peaksime käsitlema ja kuidas peaksime mõtestama sõda. 40. aastate keskel saabub ühte väikestesse külla nii-öelda sõjakanglane. Kuid me saame peagi teada, et see sõjakanglane võib-olla on hoopis sõjakurjategija ning lisaks pole tal käsi ega jalgu. Ning see film siis räägibki sellest, kuidas siis üks lihtne maanaine, selle sõjakangelase abikaasa, peab hakkama saama 2 asjaga. Kuidas suhtuda invaliidi ja kuidas suhtuda nii-öelda sõjakangelasse, kes tegelikult on sõjakurjategija. Filmis teeb absoluutselt võimsa rolli praegusel hetkel Jaapani kino üks olulisemaid näitlejannasid Shinobu Terajima ning teda pärjati ka selle filmi eest täiesti põhjendatult Berliini filmifestivali parima näitlejanna preemiaga. Kui te tahate näha ühte head draamat, ühte head ajaloolist filmi, siis minge kindlasti vaatama täna õhtul linnastuvat Sajajalgset.